videolõunatund Nõmme raadios. Tervist, esmaspäev käes ja lõunatund Nõmme raadios ka. Algatuseks loomulikult palju tänu kõikidele Nõmme raadio toetajatele. Loodame, et teid tuleb juurde. Tänu kõikidele neile, kes on oma arvamust avaldanud ja loomulikult on siinkohal jällegi soovitus, et kui miski ei meeldi või vastupidi äkki mine teame, harval korral äkki meeldibki, siis andke sellest ka teada. See teeb meile ainult rõõmu ja kui kellelgi on mingisugune eriarvamus või on äkki andmeid millegi muu kohta, et vähegi, mis meie poolt välja öeldust erineb, siis me oleme väga rõõmsad selle üle, kui te saadate meile ka oma allikad. Või mida te selle kohta arvate? Nii palju veel sissejuhatuseks, et tänavune saade on natukene eriskummaline, sellepärast et saate lõppu oleme salvestanud. Mitmel puhul on öeldud, et kus see Vambola Kolbakov jäi, siis täna kinnitan teile, et paar päeva tagasi tegime ühe salvestuse, mille täna rõõmsalt teile ka ette mängime. Kas nüüd rõõmsalt, aga suure rõõmuga vähemalt. Nii siis, olgu pealegi, aga läheme nüüd traditsiooniliselt oma keelerubriigi juurde, mis on tavaliselt tunni aja pikkune olnud, ehkki tänane Vambola Kolbakoviga salvestatu käsitleb põhiliselt majandust ja ka juriidikat. Nii palju veel, et lugesin hiljaaegu kiiresti üle kunagi päris suurt muljet avaldanud, mulle isiklikult vähemalt küll, päris akadeemilise teksti autorid oli seal kas 5 või 6, 2014. aastal ilmus raamat, mille päris pealkiri, ma loen teile kohe ette, et äkki kui kellelegi pakub huvi, siis on võimalik ka välja otsida ja on võimalik ka lugeda. Legacies of British slave ownership, colonial slavery and the formation of Victorian Britain. Ehk siis Victoria aegse Britannia või ütleme siis Inglismaa moodustumine ja orja pidamise mõju, mis kestab tänase päevani. Käsitletakse nimelt praeguse ühiskonna teket ja kuidas on see tekkinud ja tegelikult kõige suurem osa sellest, kust on saanud alguse need perekonnad, nende perekondade ütleme, mitte vaene elustiil, isegi palju rohkem ikkagi väga rikas ja nii edasi. Kuid see raamat põhjustas skandaali eeskätt seetõttu, et seal oli nimeliselt need perekonnad suures osas ära toodud ja nende järeltulijad, need on alati hõisanud sellega, kuivõrd demokraadid ja kuivõrd suured inimese sõbrad nad oma perekondadega läbi sajandite on olnud, ja siin on alates Clooney ja nii edasi, ei hakka neid ette lugema. Kuidas see kõik on toimunud, muide ka Charlie Chaplin omal ajal ju sai seda õudust omal nahal ju tunda. Ta ei alustanud kui väga teenekas filmirežissöör ja näitleja, vaid varakult vanemad kaotanuna siis oma vanema vennaga läks working house, nimetati neid töömajadesse ja seal oli Inglismaal väga range kord, sinna mindi ka perekonnati, kõik löödi kohe lahku, lapsed eraldi, tavaliselt oli niimoodi, et vanemad oma lapsi enam ei näinudki, kõik kohe tööle, töö oli 10 ja rohkem tundi loomulikult päevas, lastele oli see eriti ränk, aga Charlie Chaplin on seda kõike tunda saanud, enne kui ta kuulsaks sai. Muide, ega Briti ühiskond teda ju lõpuni omaks ei võtnud ja Ühendriikideski pärast seda, kui just Charlie Chaplin, me läheme praegu natuke teemast välja, aga olgu pealegi, kui 40. aastal Suur diktaator oli selle filmi nimi, ta selle tegi ja naeris välja 3. Reichi peajuhatajat Adolf Hitlerit ennast, siis Ameerikas pärast seda kuulutati ta ka persona non grataks
ja tal ei olnud kuskile mujale minna, kui ta läks Šveitsi ja pärast Ameerikasse sai ta tagasi minu mäletamist värgi vaid ühel korral ja sedagi Oscari vastuvõtmiseks. Nii et ära siin ütle midagi ja mis oli selleks põhjuseks, oli nimelt ju täpselt see, et ta naeris välja Hitleri, aga tol ajal mitmed USA pangad toetasid Saksamaad taas ja võidurelvastumisel vägagi otseselt ja vägagi suurte summadega ja see film võis heita varju nendele pankuritele ja ja nii edasi, nii edasi. See on see suur maailma poliitika, selline ta juba kord on. Aga kogu see raamat heitis valgust brittide mitte eriti afišeeritud ajaloole. Muide, seal on ka üks niisugune tore asi, mis tuli mulle üllatusena, ma seda varem ei teadnud, et näiteks, kus see topelt standardid moraali koha pealt olid, see oli ju brittidel ka kogu aeg olemas. Ühest küljest olid puritaanid, ühest küljest olid perekonnad, kus isegi mõelda ei tohtinud paljastele naistele või isegi abielus olles. Naised kandsid pesu, kus oli tikitud väikene selline avaus abielu meestele nende kohustuste täitmiseks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik pidi olema sile ja klants, aga seda ainult ühele ühiskonna osale ja see oli see kõrgem seltskond ehk aristokraatia. Samal ajal oli teistele lubatud kõik well-being, nightlife ja sellised raamatud ilmusid 19. sajandil pidevalt. Ainuüksi Londonis oli 80 000 prostituuti, neile oli kõik lubatud ja kui prostituudid sattusid sinna working house idesse, siis rasedad kandsid punaseid rõivaid, vabad naised kandsid kollaseid linte ja siis sõltuvalt sellest, millele keegi oli spetsialiseerinud ja see jedem das seine ei ole ehk igale ühele oma. On tulnud just sealt, mitte ei ole kuidagi kolmanda Reichiga seotud, see on lihtsalt üle võetud, täpselt nagu koonduslaagritki, muide ega sakslased need ei leiutatud. Sakslased panid võib-olla natukene vinti ainult juurde, kui panid, sellepärast et puurisõjal terve Euroopa muide toetas puure, aga inglastel oli see täiesti ükskõik. Nii et kui me neid britte ülistame ja ette kujutame, et läbi ajaloo on nemad suured demokraadid olnud, nad on muide siiamaani kuningriik, et ei ole see sugugi niimoodi, et seal mingisugusest demokraatiast juttu saab teha, tegemist on monarhiaga tänase päevani. Olgu, aga lähme nüüd nende pealkirjade juurde. Muide, kui 1800, detail veel, et kui 1833. aastal tuli Act of Abolishing Slavery ehk orja pidamise lõpetamise akt valmis sai, siis ega see suurt ju mitte midagi ei muutnud. Küll aga oli ette nähtud ka kompensatsioon nende ülekohtute eest, mis oli vahepealt siis tekkinud, aga ülekohus, need kompensatsioonid, need ei olnud ette nähtud mitte eilsetele orjadele, vaid orjapidajatele nende vara kadumise eest. Nii et maksti hoopiski neile, kuna neil enam midagi, orjadel sisuliselt enam ei olnud. Tegelikult ei olnud sellel orjal mingisuguseid ei õigusi, ei maad, ei raha, ei onni, ei mitte midagi, et jätkus ikka päris pikalt veel täpselt samamoodi edasi. Aga mulle meeldis see kompensatsioon, aga mitte orjadele, vaid orjapidajatele. Tööriist võeti ju käest ära. No mida sa teed? Nii, aga olgu nüüd pealkirjadest. Keelatud Vene puidu Eestisse veo kriminaaluurimine kukkus kokku. Selgus, et see kasepuuvineer, kas ta oli nüüd Venemaalt või ta Kasahstanis ainult laetud või kus koha pealt ta oli siis lõppude lõpuks tulnud. Ei jõutud mitte kuskile. Samal ajal juhtusin just hommikul olema ühes transpordivahendis, kus Vikerraadio mängis ja hommikused saatejuhid
sellest ka juttu tegid. Ja mulje jäi ikka selline, kukkus kokku küll, aga tegelikult oli ikka ju Venemaalt pärit niikuinii. Ma ei saa aru, kas siis see, Rahvusringhääling võiks olla selles mõttes ikkagi objektiivne. Kui tõendeid ei leitud, siis järelikult nii ongi, tõendeid ei ole. Ja ei ole mõtet vast spekuleerida, et kindlasti tegelikult ikka oli. Aga luuakse mingisugust tausta ja kui juba sellest Venemaast korraks juttu on, siis palju on tekitanud see reklaam. Me ei hakka rääkima, on see reklaam eetiline, mitte eetiline, Noarootsi liha grillimise reklaam, aga siinkohal tahaks ainult öelda küll seda, et on unustatud ära, keda tähistati või keda mõeldi Sibula nime all. Tegemist oli Eesti vanausulistega, tegelikult klassikalises määratluses, kes elasid Peipsi ümbruses ja kes tegelesid põllundusega, oma praeguses mõistes aiapidamisega ja saavutasid väga häid tulemusi nii kurkide, sibulate kui ka küüslaugu kasvatamisel. Ja seetõttu hüüti neid Peipsi-äärseid vanausulisi sibulateks. Aga nüüd püütakse seda nimetust omistada, ei tea kellele, kui ei meeldi, siis oled sibul ja kui meeldib, siis sibul ei ole mitte. Nii et väike ajalooline keeleline õiendus, kes see sibul tegelikult oli. Delfi teatab meile kogu tõde mängust jalgpallist on jutt. Võimu näidanud hispaanlased panid räpase Argentiina paika ja saatsid pisarates Messi erru. Tahaks küsida antud juhul võib-olla kui kellelegi tundus, et Messi nutis ja oli pisarates, täiesti inimlik ju, aga miks see Argentiina nii väga räpane on? Ma kujutan ette, et tõuke selleks andis võib-olla just see väike lina, millele oli kirjutatud peale, et Maldiivid kuuluvad Argentiinale, aga seda me ju kuidagi heaks kiita ei või, et Inglismaa mingisugune koloonia kuidagi moodi ära võetakse või selle kuulumise või kuulumine kuskilt moodi kahtluse alla seatakse. Kui on nii, siis see nii peab jääma ja oma truu alemlikkuses ei ole muidugi eestlastele ega suurt kedagi vastu panna. Nii. Ja jalgpallist üks lihtsalt pealkiri veel. Argentiina ja Hispaania vahelise finaali võitis, mis te arvate, kes? Mängisid 2 koondist. Argentiina ja Hispaania. Ja nüüd lause uuesti. Argentiina ja Hispaania vahelise finaali võitis Euroopa koondis 1-0. Nii et Euroopa koondis mängis, seal tuli välja ka veel, aga kuidagi nähtamatult. Sõjapäevik. Zelenski meelitab lahti lastud ministrit tagasi, aga see on nüüd otseselt vale tõlge, mille pärast me ei räägi sellest sõjast kuigi palju, sellepärast, et sõja esimene ohver on tavaliselt tõde ja me ei hakka võimendama ei üht ega teist poolt, jätame selle teistele, kuid nüüd puht vale tõlge. Ta ei ole kunagi lahti lastud ministrit, jutt on Fjodorovist, tagasi kutsunud. Ta on pakkunud talle 3 erinevat töökohta. Nüüd ma toetun praegu Ukraina ametlikule pressile, valitsuse ja presidendi kodulehtedele. Need on kõikidele saadaval, võivad kontrollida. Need on muide saadaval ka inglise keeles ja vene keeles, kes soovib. Ma eelistan originaali. Pakkunud 3 kohta, kuid Fjodorov ei ole neid vastu võtnud. Nii et pealkiri on lihtsalt eksitav ja vale. Nüüd, aga läheme edasi. Tallinna hinnangul ei pruugi kutseõppe erialad tüdrukuid huvitada. Kutseõppe erialad ei pruugi huvitada. Küsimus on, miks ei pruugi huvitada? Mis erialasid pakutakse ja nii edasi. Siin on Tallinn on ennegi valetanud, Tallinna vastavad tegelikult Tallinn ei valeta ega räägi õigust. Tallinnal on mingisugused ametnikud, mingisugused ametkonnad ja need siis kas nüüd ajavad mingisugust mulli või ei aja. Mul tuleb meelde paari aasta tagune eksperiment, mis oli tehtud ja kus räägiti kogu aeg, nagu tänasel päeval jätkuvalt ka tehakse,
jutt sellest, et õpetajaid ei jätku. Niipea, kui tehti konkreetsed pakkumised Tallinna linna haridusametile, siis selgus, et mingit õpetajate puudust tegelikult ei olnud ja pakkumised lükati suuremeelselt tagasi. Ei ole vaja, valetavad lihtsalt. Nii, Viru keemiagrupist on VKG juhatuse esimees Ahti Asman nimetab Euroopa Komisjoni eelmise nädala lõpus esitatud ettepanekuid heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSi muutmiseks äärmiselt ohtlikuks, kuid Tallinn Grupi juhatuse esimees Peep Jalakas hindab neid reformikava esmaste selgituste põhjal pigem positiivseteks, sest välja pakutud uuendused mõjutavad Tallinki vähesel määral. Igaüks vaatab neid muudatusi oma mätta otsast. Kuna Tallinkit see eriti ei puuduta, siis võib hinnata neid positiivseteks, kuna aga VKG ehk Viru keemiagruppi puudutavad need kõige otsesemalt ja hävituslikult suisa, siis on selge pilt, et need neile ei meeldi. Üldiselt aga terve Eesti kontekstis on need loomulikult vanad kuradi enda väljamõeldused. Nii, ja siis on selline tekst. Vaatamata majanduslikult ebakindlale ajale jätkavad Eesti suurimad erameditsiini ettevõtted ravivõimekuse suurendamist ja tegevuse laiendamist. Mida see teile ütleb? Siin on ära öeldud see, et erameditsiin võtab üle kõik selle, mis on varem riigimeditsiini kas käsundus või valitsemis või teenindus, ükskõik kuidas soovite, alas olnud. Eesti üks suuremaid tervishoiuettevõtteid Meliva lahendas möödunud aastal oma teenuste portfelli laiendas. Öelge otse ära, et rahakotti, kuna rahakotti traditsioonilises mõistes enam ära ei mahu, siis tuleb portfell võtta. Omandades Katrito vaimse tervise kliiniku. Varem öeldi arusaadavalt ja selgelt, kas psühhiaatria kliiniku või psühholoogia mingisuguse nõustamise asutuse või nii edasi. Nüüd on vaimse tervise kliiniku, see on üks jälle, ma ei tea, mis asi siis on, mille järel liitus Melivaga ligi 40 kogenud spetsialisti. Lisaks arendas ettevõtte edasi eriarstiabi teenused, tuues turule näiteks unemeditsiini täislahenduse. Mis asi on unemeditsiini täislahendus? Mõelge ainult ise välja. Nahahaiguste ravi on selge ja kontrastainega MRT uuringud on tammuti selged, aga uneravi täislahendused suurepärane. Vaatan, et me ei jääks ajahätta lihtsalt. Kuku teatab, parempoolsed avalikustasid rahandusplaani. Peaksime õppima Mart Laarilt. Kui nüüd keegi ütleb, et Mart Laarilt tuleb midagi õppida rahanduse vallas, siis on asi päris kurjasti. Ma tuletan meelde kõiki neid likviidsuse likvideerimise jutte ja kõike muud. Juhtusin ise isiklikult ka kõrval olema, kui siin oli Jeffrey Sachs, kes Laari saamatuse pärast nagu poisikest sõimas sõna otseses mõttes, nii et terve Toompea kajas. Aga mis siis tuleb õppida? Pärast tuletan meelde, kui Hansapank sai ära müüdud, siis millegipärast praeguses Swedbanki nõukogus leiti koht ka Mart Laarile kõrgesti tasustatud ja nii edasi. Pärast ka Eesti Pangas ja igal pool mujalgi veel. Kui siin mõni ütleb, et siin mingit seost ei ole, olgu siis niimoodi. Õhtuleht ütleb. Kindral Riho Terras, kaitseväkke tulevad noored mehed ei ole täna suures ulatuses võimelised tegema füüsiliste võimete testi. Ega ta ise ka ei ole neid võimeline tegema, aga küsimus on, miks nad ei ole võimelised seda testi tegema? Võib-olla on testi nõudmised liiga kõrged või kuidas sellega on, see kõik muidugi välja kuskilt ei tule.
nii, riik plaanib kiirabivõrgu muutmist, tulevikus hakkavad peamiselt sõitma 2-liikmelised brigaadid. Varem olid 3-liikmelised, 2-liikmelised. 2-liikmelised, see tähendab seda, et on autojuht ja meditsiiniõde. Aga see ei olnudki ju nii ammu, kui kiirabis oli ka arst, õpiti spetsiaalselt muide ka kiirabiarst ehk vältimatu abi osutamine ja nii edasi, nii edasi. Siin kõige selle taga ei ole mitte midagi muud kui raha. Raha ja ainult raha. Nüüd läheb asi veelgi hullemaks abi mõttes, aga kuidas seda põhjendatakse, see on lugu iseenesest. Ja see on niimoodi, ametkondades, anonüümsete ametkondade sõnul on uue mudeli eesmärk, mudelil muide ei ole eesmärki, paigutada brigaadid senisest paremini tegeliku vajaduse järgi, tuua abi inimestele lähemale ja vähendada piirkondlikke erinevusi kiirabiteenuse kättesaadavuses. Kuidas see nüüd vähendab või suurendab mingisugust abi, kui neid on 2-3 asemel, varem oli 2 spetsialisti, nüüd siis jääb 1. Veel natuke aega tagasi oli kiirabiarst, nüüd see on kõik ära võetud, koondatud ja kuidas see kõik on toonud kaasa abi kvaliteedi paranemise. Üsna sõge jutt tegelikult. Nii, Eesti Rahvusringhääling annab meile teada. Räägime sõnastusest. Esmaspäeval korraldas Vene sõjalaev, mida saatis Briti kuningliku mereväe, mis asi ei ole öeldud, Plymouthi linnast 74 kilomeetri kaugusel, merel muide räägitakse miilidest, mitte kilomeetritest, suurtükiväe lahingharjutuse, terve lause uuesti. Esmaspäeval korraldas Vene sõjalaev, mida saatis Briti kuningliku mereväe lahinguharjutuse. Mida see tähendab, ei tea. Selleks kasutati lahingmoonaga, punkt. Kuninglik merevägi järgis harjutust ja jätkab laevategevuse tähelepanelikku seiramist, sõnas Briti kaitseministeeriumi pressiesindaja. Mida me nüüd teada saime? Ei tea. Nii. Nende sõdadega ja harjutustega on üldse mingisugune võrdlemisi kummaline värk läbi ajaloo olnud ju. Praegu ka Iraan sõdib USA ja Iisraeliga, aga tuletame meelde, et 1980–88 oli Iisraeli luureülemaks, ma ei mäleta ta nime, ta üllitas ka mitte eriti ammu ühe raamatu, kus ütles, et ilma Iraani toetuseta ei oleks praegu Iisraelil, sellist tuumavõimekust mitte kunagi saavutatud, ei oleks sellist raha ka kunagi olnud, nagu praegu kaitseväel on võimalik eraldada. Ja milles asi olid ju Iisraeli õpetlased need, kes aitasid Iraanil tuumaprogrammi muide käima panna, said selle eest kuninglikult makstud rahaga, tegid mis tahtsid ja tuletan meelde ka seda, et tol ajal olid USA ja Iraan liitlased, kui 1980–88 jällegi Iraani-Iraagi sõda käis, nii et läbi ajaloo ei ole need asjad mitte sugugi niivõrd üheselt võetavad, kes kunagi alles oli liitlane, tänasel päeval on vaenlane, homme võib olla jälle liitlane, nii need asjad siiamaani on kuidagimoodi käinud ja ei maksa kuidagi seda võtta, et nüüd see nii on ja nii jääb, ei imestaks üldse, et homme tuleb mingisugune kokkulepe, kes kuulutatakse vaenlaseks hoopis keegi kolmas. Niisiis, muide Alice Weidel tegi vahepeal, kes on Alternatiiv für Deutschland ehk alternatiiv Saksamaale, Saksamaa kõige populaarsema erakonna juht tegi avalduse, mida nimetati koha peal ka sajandi avalduseks, nimelt kui ta ütles, et tuleks Ukraina praeguse presidendi miljardilised varad välismaa pankades kõigepealt külmutada ja külmutada ka need kinnisvara tehingud, mida on viimasel ajal tehtud ja enne nende külmutamist ja selgeks tegemist ei tohiks Ukrainal enam üldse abi andagi. Aga selline avaldus siis tehtud
meie press ei ole seda kommenteerinud ega üldse mitte maininudki. Nii juhtkiri ütleb Delfis muidugi, Luminori müük Venemaal suurt äri ajavale pangale on risk Balti riikidele. Milles see risk seisneb, ei ole teada, aga selge on, et inimene, kes kainelt mõtleb loomulikult, iga pank, mis on pärit kuskilt mujalt kui Skandinaaviast, on loomulikult oht ja risk siin juba tegutsevatele Rootsi pankadele ja võivad äkki nende kasumid kuidagimoodi väheneda ja seda ometi ju juhtuda ei saa lasta. Alles me märkisime ka seda, et kuidas Mart Laar, kelle käest tuleks õppida finantsmajanduspidamist, oli kõik igasuguste pankade nõukogudes, muide ka Eesti Pangas pikka aega väga hea ja sooja koha peal, ehkki koristaja sõnutsi, kes käis tal kabinetti koristamas, ütles, et teda mitte kunagi näha Eesti Pangas ei olnud. No ei ole ka imeks panna, sest ei ole tal tervis kõige parem ja miks teda kiusata vajadusega kogu aeg ka töökohal käia. Meelis Oidsalu ütleb ilusa lause. Ukraina kaitsetüli testib tsiviilkontrolli piire. Mida nüüd sellega tahetakse meile öelda? Ukraina kaitsetüli testib tsiviilkontrolli piir. Igal juhul tsiviilkontrolli ei ole Ukrainas enam ammu. Muide, ka Eestis tuletame meelde nüüd ainult ühte väikest seika, kus Igor Taro, meie sajandi au, mõistmise südametunnistus, käis kaitsepolitsei ametit kontrollimas, nii-öelda kontrollimas. Ja see on üleüldiselt välja naerdud, sellepärast, et anti talle mingi 2-3 toimikut ette, no tutvu. Ma kahtlen sügavalt meie siseministri kapatsiteedis, vaimses kapatsiteedis üldse mitte mingisuguste tekstidega tutvuda või ammugi mingite toimikutega, mis on puhas jurisdiktsioon ja kus on mingite paragrahvide ja igasuguste muude asjadega tegemist, aga no ju siis on niimoodi. Ohtlik piir. Kui palju kohvi on liiga palju? Hindamise all oli kofeiini tarbimise seos insuldi, südame-isheemiatõve, arütmi ja teiste vereringe haiguste riskiga. Ilus ju. Ma tuletame meelde, et tees näiteks on kofeiini palju rohkem kui kohvis. Sõltub veel sordist, sõltub veel valmistamise viisidest ja igasugustest muudest peentest asjadest veest. Aga miks kohvi ainult kofeiiniga seostatakse või kofeiini ainult kohviga, jääbki küsimuseks. Tuletame meelde, jah, tees muide võib olla kofeiini oluliselt rohkem. Värsked andmed öeldakse meile OECD, Eesti turism kasvab, kuid on endiselt Vene agressiooni tõttu alla 2019. aasta taseme. Kas meil on siis Vene agressioon või? Ei ole siiamaani välja kuulutatud. No selline vaikne invasioon võib-olla on küll toimunud, näiteks Tallinna kesklinnas päris nüüd empiiriliste vaatluste põhjal võib tõesti öelda, et eesti keelt seal enam ei kuule. Mitmesuguseid võõrkeeli küll, aga valdavalt, mis seal kõlab, on siiski vene keel. Aga vaevalt, et OECD just seda mõtles. Või mida ta mõtles, ei tea, OECD, see on midagi nii kõrget ja seal mõtledki niivõrd kõrgelennuliselt, et me sinna stratosfääri lihtsalt oma väikeste peadega ei ulata. Nüüd, esialgsetel andmetel liikus sõiduautot Volkswagen juhtinud 63-aastane mees Rapla poolt. Ühesõnaga liikus 63-aastane mees Tallinnas suunas ja kaotas möödasõitu tehes juhitavuse. Nii et see mees kaotas veel juhitavuse seal liikumisel. Ja sõitis otsa ühele sõiduautole ja 2 teeremondi veokile. Siis ta oli, kas nüüd ei saagi aru, kas ta oli autos või siis liikus ise või kes see juhitavuse kaotas või segane. Muide me oleme enne ka sellele tähelepanu juttunud, et politsei teated, mis tulevad sealt liikluse koha pealt, on kuidagi puht keelelises mõttes üsna tahumatud. Ja tekitavad paratamatult mõtteid, et mis nende inimeste emakeel on, kes neid teadandeid välja annavad.
niisiis, vabariigi aastapäeva eel hankis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, me jällegi norime ainult keelekasutuse kallal. RKIK Kaitseliidule ballistilise kaitsega kiivreid ja veste. Muide, see ballistilise kaitsega ja ballistilised vestid ja ballistilised kiivrid on üsna laialdaselt kasutuses. See termin. Nüüd tuletame meelde, mis asi on ballistika üleüldse. Ballistika on omamoodi teadusharu, füüsika, mis tegeleb trajektooridega, mis on kas õhku heidetud, õhku lastud, õhku visatud või atmosfääri visatud, õhku tõustatud kuidagimoodi mingite kehadega, millel endal puudub mehhanism edasiliikumiseks ja siis vastavalt, millisel ballistilisel trajektooril ta parasjagu kulgeb. See on sõjanduses laialdaselt kasutatav näiteks milline on ballistiline trajektoor haubitsal, mis on teadupärast selline kõrgemale kulgev, otsesihikuga näiteks püssil või siis ka suurtükil. Nüüd ballistiline saab olla kiiver sellisel juhul, kui me viskame ta õhku, oleneb mis nurga all ja kuidas ta maha kukub. Täpselt sama on vestiga. On olemas suurepärased eestikeelsed sõnad olemas. Kas näiteks kaitsekiiver või siis näiteks vestide suhtes, kas killuvest, mis on ette nähtud kõikvõimalike kildude kinnipüüdmiseks, rindkeresse või kuskile mujale mitte läbi laskmiseks, või on olemas kuulivestid, on olemas taktikalised vestid ja kõik need vestid. Kõik need nimetused, tahan ma öelda, on eesti keeles olemas, aga keegi on võtnud, kõlab ju ilusti, ballistiline vest, ballistiline kiiver. Ma saan aru, kui Münchhausen lendab välja, siis on ka Münchhauseni lend ju tegelikult ballistiline. Tal on jalas ballistilised saapad, võib-olla väga ilusad ratsasaapad kannustega näiteks, mis kriibivad suurtüki toru seestpoolt. Tal on ballistilised nööbid ees, tal on ballistiline habe ja vuntsid ja võib-olla mütski, mis pähe jääb, võib julgelt nimetada mütsi ka ballistiliseks. Aga niisiis, nii palju ballistikast. Loeme veel, mõni nädal tagasi keset suurt suvekuumust ilmus Siseministeeriumi tellitud uuringu Eesti elanikkonna usuline identiteet raport. Uuringut, võin teile kinnitada, toimunud ei ole. Võib-olla on küsitletud mingisuguseid inimesi, vastused kuidagimoodi süstematiseeritud ja siis sellisel juhul on tegemist mingisuguse kirjeldusega, kuivõrd valiidne või reliaabel, need on nüüd ametlikud terminid, ei ole teada, vaevalt, et nad on. Ja siis öeldakse meile niimoodi, selle põhijäreldused ei olnud eriti üllatavad. Eesti on jätkuvalt märkimisväärselt usuleige riik ja suurem osa Eesti elanikest ei suhestu organiseeritud religiooniga kuigi tugevalt. Organiseeritud religioon, ma tean organiseeritud kuritegevus, organiseeritud tegevus, organiseeritud veel mingisugused asjandused, organiseeritud ringike, rühmake, grupike, veel midagi, aga organiseeritud religioon, sellist terminit muide otsisin meelega, organized religion ja nii edasi. Organiseeritud religioon või ei, mitte kuskilt midagi taolist välja ei tule, aga leiutatakse mingisugune termin, pannakse, käib küll. Keegi ei julge küsida ka, et tulge oodake, vabandust väga, me tellisime teilt mingisuguse asja, maksime selle eest hulga raha, aga mida see tähendab? Nii, usuleige, mis tähendab usuleige? Ma saan aru, et religiooni suhtes, erinevate religioonide suhtes, erinevate konfessioonide suhtes on eestlased suhteliselt leiged. Aga usuleige, mis see tähendab, et siis ei usu või? Ei usu mida või keda või? Ei usu kas perekonda, ei usu homsesse päeva, ei usu näiteks valitsust, ei usu Jürgen Ligi juttu või ei usu veel midagi. Tähendab, usk tegelikult on igal inimesel olemas. Usutakse ainult erinevaid asju, usutakse asjadesse,
nähtustesse. Üks usub ühte, üks usub teist, mõni usub isegi mingit parteid, mine tea, võib-olla usub sellepärast, et on hetkel kasulik või on kuidagimoodi isegi tulus, otseselt tulus ja nii edasi, nii edasi. Aga no, olgu. Aruko Aavik, keegi ütleb niimoodi, kas tänapäeval on üldse vastutustundlik soovitada noortel gümnaasiumisse minna? Ta on ABB, see on väliskontsern loomulikult, siin see generaatorite ja mootorite ärisuuna juht. Ja gümnaasium on vajalik teate kellele, tema sõnutsi. Kes juba teavad, et neist saavad näiteks teadlased, diplomaadid või muud säärast. Kes on diplomaadid, teadlased või muu säärane. Teistel polegi vaja üldse minna. Noh, jõudu. Tagatuba ütleb niimoodi, Kadri Simson kaalub Eesti poliitikasse naasmist, aga ütleb ka niimoodi, aga ma võin ka Eestist ära minna. See kõlab kui ähvardus, see oleks küll väga kole. Millest me kõigest ilma jääksime. Meil ei oleks siin Nõmme raadio lõunatunnis, vähemalt ühest punktist enam põhjust rääkida. Ungari 12 aastat on olnud või 8 aastat on olnud, aitab küll. Praegu kõnevad Ungaris ümberkorraldused, tundub ju igati demokraatlik. 8 aastat oled olnud, aitab küll. Tegelikult tähendab see seda, et Orbani tagasitulek välistatakse jõumeetoditega, tema lähikondlased ja samal seisukohal olnud ungarlased, kes on mingitel postidel olnud 8 aastat või enam ei saa ja me paneme sinna nüüd asemele need, kes on vajalik. Mõnes mõttes oleks Eestile ka tervistav. Ma ei tea, mis Jürgen Ligi tegema näiteks hakkaks, kui meil samasugune seadus vastu võetaks. Nii, Kapo annab teada. Me räägime jälle kas ainult keelest. Kontrollid pole tuvastanud rikkumisi põhiõigusi riivavates toimingutes. Tähendab, põhiõiguste riivamine on olemas, aga rikkumine nendes riivamistes ei ole kuidagimoodi tuvastatud. Kuidas seda nüüd või kuidas sellest aru saada? Loen lause veel kord ette. Või mõelge ise. Kontrollid pole tuvastanud rikkumisi põhiõigusi riivavates toimingutes. Võib-olla ütles seda meie aumõistus ja südametunnistus Igor Taro. Mis sai Vene mitte eriti nähtamatule varghävitajale saatuslikuks? Lennuk kukkus alla. Me ei räägi jälle, mis või kes, me räägime puht sõnakasutusest. Eksperdid pakuvad välja 3 versiooni. Meie eksperdid räägivad kuskil toimunud lennuki õnnetusest. Nad ei ole seal ei käinud, ei ole näinud, ei tea isegi, mis lennuk see täpselt oli, mis modifikatsioon, mis kõik. Aga eksperdid pakuvad oma versioonid välja. Ja me võiks ka pakkuda välja, et piloot võib-olla unustas midagi, hakkas napsutama ja oligi kõik. Väga lihtne. Üks versioon 3 juures, nüüd on juba 4. Aivar Pohlak ütleb skandaalsest Palokoni punase kaardi tühistamisest, jällegi jutt jalgpallist. Selliseid otsuseid ei saa ega tohi teha ükski jalgpalliorganisatsioon. Pohlak ütleb, et ei saa ega tohi, aga reaalne elu ütleb meile saab ja tohib küll, sest tehti ju. Politsei sisekontroll viis läbi kriminaalmenetluse, et selgitada välja 29. märtsil Kose vallas teenistusrelva kasutamise asjaolud, mille tagajärjel suri mees sündmuskohal. Vaadake sõnakasutust. Kasutati teenistusrelva, mille tagajärjel mees suri sündmuskohal. See tähendab, et jahimees kasutas teenistusnuga, mille kasutamise tagajärjel karu suri sündmuskohal. Noh, mõrtsukas räägib kohtus juttu, ma kasutasin leitud relva ja minu vastane suri millegipärast sündmuskohal. Mina.
Presidendi ralli on meil ka käima pandud, aga võib-olla teeks väikse ettepaneku, et oleks kõik rahul, et oleks hundid söönud, lambad terved ja mälestuskarjakust ei kaoks mitte kunagi. Üüriks äkki selle koha välja. Presidendi koht, rahvusvaheline konkurss, me saame terve hunniku raha, Elon Musk näiteks on ühtlasi SpaceXi ja nii edasi, direktor, shareholder, aktsiapaki omanik ja lisaks ka 4 või 5 aastaks või 2,5 või 6 ajaks või ükskõik nagu määrame Eesti Vabariigi president. Tema asemele tuleb Mark Zuckerberg, siis me leiame järgmise jõukuri kuskilt, miks mitte Saudist või kuskilt mujalt. Me teeniksime terve hulga raha, see oleks majanduslikult kasulik ja võib-olla see nimetatud isik, kes meile tuleb, blokeeriks mingisuguse hullu seaduse, mis muidu jälle heakskiidul läbi läheb. Aga võib-olla müüks üldse koha maha või teeks midagi või kutsuks kuskilt mujalt või teeks midagi huvitavat. Telekonkurss, no miks mitte, kui siin meil seltskonnad kuulutavad välja endale mehe otsimise konkursi, miks ei võiks siis välja otsida ka näiteks Eesti Vabariigi presidendi otsimise konkursi. Nad peavad lahendama metsas näiteks ellujäämise ülesandeid, tegema lõket, nülgima jänest, tantsima ööklubis mingisuguseid veidraid tantse, vastama mingitele küsimustele, mingites viktoriinides, jääma 10 naisega ellu üksikul saarel ja nii edasi. Miks ka mitte? Olgu pealegi, aga oleme pikaks läinud, nüüd järgneb meie jutuajamine Vambola Kolbakoviga, mis on salvestatud meil paar päeva tagasi, tõsi küll, on ainult helisalvestis, aga minu meelest oli jutt päris huvitav. Ja siin vastus ka neile, kes on öelnud, et kuhu see Vambola Kolbakov kadunud on. Siit ta nüüd tuleb, olge hea, jutt on salvestatud audio vormis paar päeva tagasi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nii, Vambola Kolbakov on mul siin rõõmsalt kõrval ja ega midagi, pidime täna rääkima 2 asjast ja alustame esimesest punktist. Number 1 punkt on meil päevakorras ei miski muu kui kohtupidamine ja võlasüsteem, sellepärast et tuleb välja, et siin küsimusi on küll ja küll. Nimelt meil on kaugelt üle 100 000 on neid kõik võimalikke täitemenetlusi käimas isikute suhtes, kes on kõik kuskile kas õiglaselt või ka ebaõiglaselt kuskile kellelegi võlgu jäänud ja tihtipeale igasugustele ettevõtetele. Ja nüüd see kestab aastaid ja aastaid ja aastaid, võib kesta isegi 20 aastat. Keegi ütleb, et ei võib küll, kogemus näitab, et nii on täiesti võimalik, aga need võlad tuleb välja transformeeruvad vahepeal. Inimene, kes on võlglane, ei pruugi sellest üldse teadagi. Milles asi on? No siin on levinud üks niisugune omapärane praktika, kus eriti nende nii-öelda väikeste võlgade osas mingi alates 10 eurost ja ülespoole kuni 100-150 euroni enam-vähem on nad sealkandis ja neid ei ole mitte 100 000, neid on tunduvalt rohkem, räägitakse umbes 150 000 inimesest, kellega nad tegelevad ja umbes 200 000 erinevast case'ist. Ja tekitamise nüüd on välja mõeldud täiesti seadusvastane meetod, mille järgi see, mis on seaduslik, kui firmad puhastavad oma bilanssi ehk loobuvad oma lootusetutest nõuetest kellegi võlanõudja kasuks. Võlanõudja reeglina on mingi selleks spetsiaalselt kokku klopsitud firma ja kes ostab neid nõudeid kokku in corpore hulgi. Niimoodi 1000 näiteks 100 euro eest. Sealhulgas ei ole tähtis üleüldse, kui palju see kokku see võlgus kogusumma on. Selge praktika on praegu juurdunud nii telefonikompaniides kui ka meie nendes järelmaksu pakkuvates kompaniides kui ka kiirlaenufirmades. Need väiksemad võlad lihtsalt aetakse neile selge.
Nüüd, kus toimub esimene seadusrikkumine? Esimene seadusrikkumine on see, et kui sinu ukse taga ilmub mingisugune järjekordne stjopa ettepanekuga maksta ära võlg, mida sa oled näiteks kas mingitel põhjustel, kas sa oled unustanud selle või on kuskil poolt midagi juhtunud sinu perekonnas või sa oled lihtsalt ära sõitnud ja sa pole oma kohustusi täitnud, mis on loomulikult kohustusi täitmine iga inimese kohustus, aga no ikka juhtub selle aja jooksul midagi. Siis ja näiteks see summa oli mingi 20 €, siis see stjopa, kes sinu ukse taga ilmub ja need on paraku, ma ei taha siin jällegi mingit rahvuslikku viha üles kütta, vaid see on ikkagi Lasnamäelt pärit firmad, suures osas on nad seal. Nad räägivad väga eesti keelt ja läbi telefoni soovitavad kiiresti ära maksta, aga see summa ei ole enam mitte 20 €, vaid see summa on umbes 100 või 120 €. Ja pahatihti on neil käes ka juba kiirmenetlus läbi käinud, ehk teist sõnaga neil kohta, kes on paber, et sa oledki neile võlgu. Sa ei ole võlgu enam see 20 €, vaid sa oled võlgu tunduvalt rohkem, kuni 5 korda rohkem. Ja vaata, siin ongi see nii-öelda see seadusvastase tegevuse tulemus, või tähendab seadusvastane tegevus iseenesest, mis peegeldub selles, et jäetakse teavitamata võlgnik nõude lahutamisest, esiteks, mida seadus nõuab, võlgniku tuleb teavitada nõude lahutamisest, ja teiseks, kui see nõuete müügist teostatakse pakkide kaupa, näiteks 1000 nõuet müüakse $100 eest, siis seal on ainult kirjas need nõuded, need lepingunumbrid, mille alusel need lahutatakse. Aga seadus nõuab, et iga nõude lahutamine oleks personifitseeritud. Nii ei saa olla, et ma lahutan pakis nõudeid. Iga nõude kohta peab olema eraldi leping. See muudaks muidugi selle olukorra täiesti drastiliselt. Teiseks, see muudaks mõttetuks nende sissenõudjad firmades, sest siis ületaksid kulud selgelt tulud. Ja aga praktika on meil selline ja paraku on meil selline asi, et on teada, et sajad kohtunikud tegelikult vilistavad mingitel põhjustel, vilistavad ka aegumistähtaegadele, vilistavad sellele, et need dokumendid ei ole täiuslikult vormistatud nii, nagu peab ja võtavad asju menetlusse ja mõistavad need summad välja, väikesed summad, aga kokkuvõtvalt tuleb neid ikka päris palju. Et see on siuke Eestis leviv igapäevane praktika ja neid hädalisi on üle 100 000 tõesti. Osa väidab, et meil 150 000 tegelast on umbes hädasse asja. Siin on veel üks asi, näiteks inimene on jäänud pangale, on jäänud võlgu ja siis tuleb välja, see on aastaid kestnud ja vahepeal pank on selle edasi müünud või maha müünud oma selle võla ja see võlgnik ei tea sellest mitte midagi. Uus omanik on juba ka täituritega ühendust võtnud, kõik on kuskil korda jäänud, nii et see võlgnik ei teagi, et ta pole sellele pangale enam võlgu, ta on mingisugusele firmale võlgu, hoopis summad on hoopis mingisugused teistsugused, see on ka täiesti võimalik ja praktikas täiesti tuntud asi. Eesti seadus sätestab igasuguse laenusuhte personifitseerimise. Ehk laenusuhe saab olla ainult laenuandja ja laenuvõtja vahel. Kui see laenuandja muutub, siis selleks on olemas terve rida, eriti notariaalsete lepingute puhul, mis pangas on tavaliselt tehakse. Selleks on terve rida kohustusi laenuandjal, seadusandja on sätitanud laenuandjale teatud terve rea kohustusi ja esimene nende hulgas on laenuvõtja informeerimine sellest, et ta kas kavatseb või loovutab selle nõude. See on esmase tähtsusega asi, sest inimene ei saa tekitada olukorda riigis, ei saa tekitada massilist olukorda, kus laenusuhted on personifitseerimata. Ei saa olla nii, et täna ma olen võlgu firmale N ja see firma N, ma tean seda, et see firma N-iga käib mingi menetlus ja siis järsku ilmub kuskilt välja mingi stjopa ja ütleb, sa oled võlgu hoopis mulle. Seda niisugust olukorda Eesti seadus välistab. Aga kahjuks on see praktika. Ja sealt peale keeratavad numbrid on kolossaalsed. Nad kasvavad, reaalselt nõuded kasvavad nagu pärmi peal.
ei ütleks, et iga kord 5 korda, aga no vähemalt 2-3 korda nõuded on vähemalt kasvanud seal. Sellepärast, et oma osa tahavad saada nii täiturid kui ülesostjad, oma osa tahavad saada need inimesed, kes seal vormistavad neid asju, ühesõnaga seal see toitumise ahel on väga pikk. Ja halb on see, et sellest toitumise ahelast, ma ei väida, et see toitumise ahelast nad osa võtavad, aga sellest see kogu tegevus on kaasatud Eesti territooriumil 100 kohtub. See on halb. No aga tundub, et suurel määral see, vähemalt selline mulje jääb. Ma ei väida, et see nii on, ehkki võiks ka tegelikult arvudele otsa vaadates võiks seda väita ka, aga suurel määral nüüd ja suures pildis või tervikpildis Eesti majandus kuidagimoodi niimoodi toimibki, et on olemas mingi, nimetame toiduahel, niipea kui kuskilt mingisugune raha ilmub, otsekohe tekib mingisugune kett, kes kõike seda omavahel jagama hakkavad. On riigieelarve, siis on terve hunnik mingisugused ettevõtteid, kes sinna ligi pääsevad, siis on mingid parteid, kes sinna ligi pääsevad. See tähendab, et kõik kipuvad midagi jagama, tekitama. Ei ole keegi kuidagi kas tahteline või siis suuteline, isegi ei suudeta midagi tekitada. Nüüd ettevõtetesse maetakse riiklikku raha ju tegelikult üsna palju. Mis sealt tulnud siiamaani on? Milline see pilt üldiselt tundub? Pilt on halb, aga ma enne lõpetasin eelmise teema. Ainult majandustegevus, mille keskpunktis on riigieelarve, on omane autoritaarsetele ja madalalt arenenud riikidele. Eesti riigieelarve on enam-vähem pool kogu riigi sisemajanduse kogu produktist. Soomes näiteks antud näite on 20% ja USA föderaalleelarve moodustab USA kogu majanduse sisemajanduse kogu produkti 7%. See tähendab seda, et me oleme teel ja olemegi jõudnud autoritaarse režiimi staatusesse. Ja sellest tulenevad ka need eelnevalt kirjeldatud hädad, kus seaduse täitmine ei ole enam obligatoorne, kus ei ole enam võimude lahususe printsiipi, kus võimud on omavahel kokku kasvanud. Täna on meil valitsus, mille reiting on 14% ja see valitsus ei kavatsegi kuskile minna, sellepärast, et sinna on konstrueeritud selline parlamendi koosseis läbi e-hääletuste ja kõikvõimalike muude vigurite. Et seda parlamendi koosseis hääletab ükskõik mille poolt, mida see valitsus ette on. See sinna saada. Selle loomuliku järjena on kokku kasvanud ka Justiitsministeeriumi juhitav kohtute süsteem, selle samase täitevvõimu ja seadusandliku võimuga. Ja täna vanakurat ise ei vahet, kes on mis ja mis on mis ja kes on kes. Ja sellepärast ongi see situatsioon täna absoluutselt kontrolli alt väljunud. Enne seda, kui me hakkame rääkima riigi sellest nii-öelda majandusvõimalikust jamadest, siis võime tuletada meelde, et vastavalt SMB analüütiku poolt avaldatud artiklile on meil vaja selleks, et säilitada nii-öelda seda tänase päeva seisuga toimivat sotsiaalsüsteemi, on meil vaja aastani 2040 sellesse valada vähemalt 18 miljardit eurot ehk ühe riigieelarve jagu. Ma arvutasin välja, et kui need palgasaajate vahel ära jagada, siis Eesti valitsus peab selgelt juba septembri või augustikuus välja mõtlema uue maksu. Igale maksumaksjale umbes 180 eurot pääle vajutama, muidu seda raha kokku ei tule. Seda ei ole kuskilt võtta. Käibemaksu enam tõsta ei saa. Seda on niigi palju võttud. Ma ei tea, kuidas me oleme jõudnud sellisesse staatusse ja kes vastutab kogu selle jama eest, et meil ei ole sotsiaalsüsteem, mis on kulutab kõige rohkem riigieelarvest, on jõudnud sellisesse punkti, et nüüd on vaja seda maksudega uuesti turgutama. Kes vastutab selle tekkinud olukorra eest? Kusjuures, näiteks meie ühine sõber Igor Gräzin, kes kindlasti sellest vastutusest kohe kiiresti loobub, on vedelenud seal Riigikogus ega mitu koosseisu ja tema peaks ka nagu olema vastutaja mees selle eest. Ei, ta ei taha sellest vastutada, selle eest ei taha mitte keegi vastutada.
Ja üleüldse see vastutuse probleem, vastutuse kategooria puudub Eesti juhtimisest juba viimased 30 aastat. Me teame seda ei ole olemas. Selle asemel muide filoloogina ütlen kohe, on tulnud uus termin. Ma võtan vastutuse või siis ei võta vastutust. Ta ei võtnud vastutust selle eest. Loogiline oleks, ta kas vastutab või ei vastuta. Ei, nüüd on, ma võtan vastutuse, kui ei taha, siis ei võta. Osaliselt võib-olla võtan, ega parem on, ei, üldse ei võta. No vastutus on ikkagi selline kategooria, mida ei saa, ei võtta, ei jätta, ta on olemas. Lihtsalt see on natuke teistsugune asi ja meie kallid ametnikud võiksid väidike uurida, vähemalt keegi võiks neile koolituse korraldada nii-öelda eesti keele ja kirjanduse täielik koolitus. Need on meelest ära läinud, nad tea, mis asja on. Ja sellepärast on loomulikult on see kõik mäsu segi nagu puder ja kapsad. Ja nüüd räägiksime sellest, mis näiteks missugused lootustega olevad investeeringud on Eestis tänase päeva seisuga, mis seisus nad on, nende investeeringud peale, mida riik lootis, et nad turgutavad seda majandust ja annavad juurde täiendavad töökohti, et tõstavad tekitavad ka makse juurde ja ühesõnaga kogu see asi võiks nagu parem välja näha. Ja ma käsitan seda ka pärast paralleelselt Euroopa kontekstis kogu seda jama, mis siin toimub. Ja seda võib nimetada täielikuks jamaks. No riik on investeerinud mitmetesse meilegi ajakirjanduse kaudu tuntuvat firmadesse päris suhteliselt olulise koguse raha. Näitena võib tuua meil investeeringud vesinikutehnoloogiasse 150 miljonit eurot. Seal hulgas on meil kõik juhtivad energeetikakompaniid on seal saanud seda raha. Ma ei näe siin ühtegi vesinikutootjat. Seda ei ole olemas. Aga 150 miljonit eurot on kadunud. Siis on meil turgutatud pealt 100 miljoni euroga neid samaseid metaanitootjad, kes toodavad metaani lehma ja sea sõnikust, kõigest muust. Osa neist isegi nagu näiteks seltsimees Hans Schmidt rääkis ühes raadiosaates, mida ma juhtusin pealt kuulama, et tema on valmis oma poolse kompaniga selle nii-öelda taastuvenergeetilise metaani abil varustama terve Eesti vajadused katma selle nii-öelda loodusliku selle rohelise metaaniga. Ma kiiresti arutasin välja, et selleks läheks vaja umbes 1 miljard tonni sõnnikut. Et selleks, et kogu see Eesti vajadus ära rahuldada, see ei ole probleem. Meil on 600 000 lehma, 200 000 siga, need siis lasevad välja. Lehm peaks siis... Ühesõnaga, me peame pühenduma sõnniku tootmisele, sõnniku ja läga tootmisele. Läga ja sõnnikut oleks vaja olnud umbes 1 miljard tonni. Täpselt 970 miljonit tonni läheks vaja, siis me rahuldasime tänase Eesti vajadus ära. Kõige selle juures, kui selles osas, kui palju seal üldse seda gaasi tuleb, siis seal puhastamine, kogu see rendiline protsess nõuab ju teatud, seal on suured kaod sees. Sellepärast on see suhteliselt mõttetu tegevus. Aga riik seda pühendunult andis sinna ka üle 100 miljoni. Seal on kõvasti üle 100 miljoni seda kulutud. Ja lisaks sellele makstakse sellele ka nii taastuvenergia tootmist, mille pärast seda üldse vaja on. Et ega siis sellel loodusliku metaani, mis see puuraugus tuleb ja selle metaani, mis sita kääritamisel tuleb, see mingit vahet ei ole, kui ta ei saa ju kindlasti. No valem on sama ju. No mitte valem on sama, vaid koostis on ka sama. Tehnilised tingimused nõuavad seda. Ja seda vahet ei ole, kas ta tuleb sealt Inčukaluse hoidlast või mingisugusest lägavabrikust. Seda vahet teha võimalik ei ole. Toetusi saab maksta nii tuuleenergia kui keegi muu toetusi, mis sest, et elekter kallis on, toetus mitte maksame. Ja mitte neile, kes seda energiat, kallist energiat tarvitavad, me maksame neile, kes seda kallist energiat toodavad. See on täiesti absurdne tegevus. Et see on sissejuhatus. Teiseks on, kui personifitseerida need kompanid, keda meil riik on ahnelt ja suuresti toetanud ja kes on lubanud neile sadu, kui mitte 1000 töökohti luua, on näiteks firma nagu Fibenol. Fibenol, mida
mille tegevus siis nagu see on Kirjanen. Suunab ja juhib Raul Kirjanen, on avalikust allikalt saanud pealt 26 miljoni euro. Majandusaasta aruanne näitab selgelt miinust, suurt miinust, pluss tähendab, tegevust ei toimu, tehast üldse ei tööta. Algne idee oli täiesti vale. Polnud vaja üldse sellega tegeleda. Mingit puidukeemiat ei eksisteeri. Mingit ligniini, ülipuhast ligniini pole kellegi vaja. Seepärast Külla lahe sõites seal on hulgaliselt neid samaseid paberivabrikuid, tselluloosi tootmise keskusi, kus seda ligniini on nii palju, et seda pole vaja üldse kuskilt eriti hankida. Kanadas pakutakse seda laeva täite kaupa, 200 000 tonni kaupa ja kostab puhasta tee mässa, teda ei ole kahjuks mitte kellelegi vaja. Ligniin ei ole mitte väljakutse, ligniin on probleem. Ja seda pidi eestlased sättisid kõik ringi. Seal räägiti veel kogunisti Läti peaministrile, et me 2027. aastal avame suure vabriku Valmierasse, kus saab kokku üle 100 inimese saab tööd ja me hakkame seal tootma puidukeemiat ja teeme kõik inimesed õnnelikult. No, see on mõttetu tegevus. Täna pööravad kõik pilgu teistpidi ja mitte keegi. Ja siin tekib järgi vastutuse küsimus. Mitte keegi vastutab selle, kus see avalik raha lõpuks ikka jäi. Mis on selle avaliku raha saadud? Mis on selle eest saadud? Selle eest on mässatud. Täpselt sama on kõigi nende äiude ja muude asjadega, mis on tulnud sealt TalTechi allettevõttest TFTAC. No praktiliselt ei ole sealt mitte ühtegi töökohti tundinud ja mitte ühtegi uut tehnoloogiat, mitte ühtegi uut produkti, mitte midagi ei ole. Ometi käib tohutu mäsu. Metrosert on saanud pealt 30 miljoni euro selleks, et arendada välja mingit VTT moodi keskus. See keskuse arendamine toimub 4. aastat. Pole mitte raha on kulut. Nüüd antakse sünteetilise bioloogia peale veel 2 miljonit juurde. Keegi ei tea, kuhu kadus. 2 miljonit sünteetilise bioloogia alustamiseks Eestis on. See on naljakas, kuidas inimesed on nii naiivsed, et nad ei pööra isegi niisuguste asjadele üldse tähelepanu. See kõik viitab sellele jällegi meie nii-öelda vastutamatusele ja riigi juhtimise kvaliteedile. Riiki sisuliselt ei juhita, sest ei puuduvad eksperteerimise kogemused ja eksperdid ise. See on naljakas, olles ise selle protsessi sees, ma näiteks tean seda, et meil oli ühes niisuguseks küllalt keeruka protsessi eksperdiks oli määratud Kanada metsateadlane, kes ei teadnud sellest protsessist mitte midagi, absoluutselt ei saanudki seda teada. Kes oli kahtlemata oma erialal väga tugev mees, aga kes ilmselt eksperdiks oli läinud ainult sellepärast, selle eest maksti 400 eurot tunnis. Ja ta ei olnud eksperdina mitte midagi väärt. Selles on see vahe. Ja neid näiteid võibki tooma jääda. Täna kirjutatakse ajalehes oli artikkel sellest, et ei saa nüüd uue nimega, vana nimega EAS, et jagab mingisuguseid toetusi. No see on ammu teada, et mitte mingil juhul ei ole võimalik nende toetuste abil mitte midagi, mitte mingit majandust elavdada. See on teada juba 15 või 20 aastat. Ameti käib trall. Ja tulles tagasi nende asjade juurde, me kulutame justkui seda raha. Me kulutame teaduse arenguks umbes 2% meie sisemajanduskontoproduktist. See on konstantselt iga aasta kuskil alguses vähem, aga tänapäeval umbes 700-800 miljonit eurot aastas. 10 aasta peale teeb see 7 miljardit. No kallid inimesed, selle eest võiks ju midagi riik saada, aga riik ei ole sellest absoluutselt mitte midagi saada. Mitte ühtegi töökohta, mitte midagi. Kõige drastilisem näide on selle alal niisugune kuradi firma, mille nimi on Skeleton. Skeleton on kompanii, kes lubas teha superkondensaatori, aga neil ei ole toodet. Tänase päeval. Kusjuures Eestis on Skeletoni sisse, ma võtsin selle asja välja, Skeletoni sisse investeeritud. Eesti riik on investeerinud 20-25 miljonit eurot. Millegi pärast on 18 miljonit eurot, sellest moodustab investeering vesiniku tehnoloogiatesse. Milleks Skeletoni vaja on, keegi teab. Aga mis, riik andis raha.
Siis on SmartCap investeerinud omakapitali, natuke üle 10 miljoni, seda tegi koos teiste investoritega. Siis on sinna investeerinud Saksamaa Liitvabariik ja Saksimaa Liidumaa 51 miljonit. Ja siis on investeerinud sinna sisse 7 miljonit Eesti riik. Kokkuvõttes kõik selle numbrid kokku lööme kõige minimaalsemal kujul, see investeering, mingi nibin-nabin, umbes 75 miljonit eurot. Töökohti ei ole, toodet ei ole. Ja kõige tagatipuks, kõige naljakam lugu on see, et 2025. aasta majandusaruannet ka ei esitata, kuigi avalik raha on käibes. Seal on muidugi investeeritud tunduvalt rohkem, sinna on näiteks investeerinud ka kontsern Siemens, et kokku on investeeritud siin 392 miljonit. Aga toodet ei ole. Hiinlased ja hindud müüvad seda superkondensaatorit, sellest meie ajakirjandus ei kirjuta. Müüvad täna reaalselt. Ja kui Madiberg ütles, et ta tahab seda müüa 46 dollari eest tükk, siis hiinlased ja hindud müüvad seda 17 dollari eest tükk. See on samasugust, üks ühele samad superkondensaator. Aga öelge mulle, mis mõte on sellel jändil? Sellel jändil puudub igasugune mõte. See on vastutamatus, see on mingisugune loodud, on mingisugune kiht inimesi, kes arvavad, et nad on tohutud arendajad, teadlased, ja nad arendavad mingid tehnoloogiaid aastaid ja riik maksab selle eest. Ja riik on loonud endale selle kihi, makstes sinna sisse 700 miljonit iga aasta. Inimesed lihtsalt on kujundanud sellest elustiili ilma vastutuseta ja nüüd jõuame see saab tagasi sama küsimuse juurde. Enne ei olnud vastutust, ei ole vastutust õigussüsteemi loojatel, nüüd ei ole vastutust selga. Vastutus kui niisugune kategooria üleüldse puudub sellest riigist. Aga kuidas see riik elada kavatseb? No aga alles oli juttu sellest, kas puuetega inimeste kojalt võeti ära ja nüüd on 150 000 võeti lihtsalt lupsti ära, öeldi, et saage hakkama. 150 000 puuetega inimeste koja, kes ei karjumas, ei käi ei käi kuskil lunimas, lihtsalt tagasihoidlikult tegutsevad, püüavad kuidagimoodi toime tulla. 150 000, aga siin on mingid 100 miljonid ja ei midagi. Täpselt, need puuetega inimesed ei suuda ennast ise kaitsta. Need ei lähe karjuma, sa ütlesid õigelt. Nad ei kaitse ennast, aga need kaitsevad oma positsioone. Nad minu selle jutu peale võivad algatada vabalt ka mingid kohtuasju. Sellepärast see, mis ma räägin, on tõsi, aga see tõde ei meeldi kellegi. Ei meeldi, ei. Euroopa Liit ei ole selles suhtes parem. Me siin räägime praegu, nad on lihtsalt 2 näidet. Me siin räägime sellest, et meil lennundus on kallis, piletid lähevad kallimaks ja kõik on kallim ja kõik on paha ja millega tegeleb Euroopa Liit? Euroopa Liit on algatanud sellise programmi, mille nimi on SAF, Safety Aviation Fuel. See on siis programm, kus siis seda lennukikütust peaks tõstama väljaspool seda õnnestut naftakeemiat. Väljaspool. Kummalisel kombel kogu seda Euroopa tralli juhib niisugune USA firma, mille nimi on KBR, Kellogg Brown & Root. Aastal 1902 asutatud insenerikompanii, kes on omandanud Rootsi firmalt Swedish Biofuel AB eksklusiivse litsentsi ja see, kes jagab nüüd Euroopa firmadele litsentsi. Pange tähele, Euroopa lennundus korraldab lennunduse kütuse seda kaasajastamist korraldab USA firma. USAs seda jama ei nõuta. Ja mis tähendab see Safety Aviation Fuel? Seal on mitmeid viise, kuidas seda teha, aga igal juhul see tähendab kas alkoholi segamist, etanoli segamist süngaasiga, CO+A2 ja siis sinna juurde lisatakse veel CO2. Eksisteerivad mitmed modifitseeritud viisid selle nii-öelda asjade ajamisel. Aga üks näide on, üks asi on ühtlane. See Safety Aviation Fuel on vähemalt 2 korda kallim kui tavaline lennukikütus. 2 korda. Aga see high grade SAF, mida tehakse siis sedapidi, et õhust püütakse kinni CO2
veest toodetakse vesinik, siis segatakse nad kokku, siis sellest tehakse sünngaas ja Fischer-Tropsiga siis sünteesitakse see, Fischer-Tropsi reaktsioonide abil sünteesitakse siis see aviation fuel, see high grade, selle hind täna on umbes 7500 eurot tonn, ehk ta on 7 korda kallim kui tavaline. Nüüd Euroopa Komisjoni eestvõttel kõik lennufirmad peavad, ameeriklaste juhtimisel peavad seda SAF-i ostma täna 2% kogu tarbitavast sellest värgist, on lennukütused. Aga see ei ole veel kõik. Aastaks 2050 peab see number olema 70%. See kästakse maha amortiseerida lennukipiletitesse. Ehk ameeriklaste eestvõttel Euroopa Komisjon teeb Euroopa firmadele sellise kingituse, et nad välistab nad konkurentsist Hiina, selle Araabia maade, USA, Malaisia ja Tai lennufirmadega konkureerimas. Neile muudetakse lennukikütus spetsiaalselt hiinlastega ka, hiinlast nimetasid spetsiaalselt kallimaks ja tehakse seda USA firma KBR eestvõttel. Kellogg, Brown and Root, pidage see nimi meelde, kui lennukis istute. Need vennikesed teevad teie lennukipileti kallimaks, millel puudub igasugune materiaalne alus. Seda ei ole vaja teha. Täpselt sama jama korraldab diiselkütuses siuke meie suurepärane ülelaeva firma nagu Neste, kus müüakse ka seda samast nüüd kohustuslikus korras peab sisse segama seda HBO. Kas see ongi see sama kütus, mis on nagu kallim mingi HBO Neste spetsiaal või mingi? Mis on täiesti kokku valetatult, et ta annab CO2 kokkuhoidu 90%, see ei ole võimalik, seda ei tee. Neste valetab seda. Euroopa Komisjoni eestvõttel on kohustatud kõik kütusefirmad segama seda kütuse sisse ja kütuse tarbija maksab selle kinni ja see tänase päeva seisuga, kui tavaline Tuzla maksab turu peal 1050, umbes 1000 eurot tonn, siis selle hind on üle 2200, 2300 eurot tonni kohta. Ehk teist sõnadega me peame jällegi Euroopa Komisjoni tänama selle eest, et Euroopa Komisjon nimelt muudab meie elukese kallimaks. Vot, ma ei saa nüüd hästi aru. Aeg-ajalt mulle tundub, et ma olen mingis hullumajas. Eriti, mis see SAF-i puutub. Ma hakkasin vaatama, see on täielik hullumaja, see toimub. Aga just nii on. See on tõeline. Aga see on imelihtne süsteem, see tähendab, ega rohkem ei olegi nendel suurtel vaja teha, kui osta ära Euroopa Komisjon. Pfizer on seda korduvalt juba teinud, Ursula von der Leyen ja need lepingud, mis on näiteks kas või nende vaktsiinide tehti, et muud ka, ega ainult väike otsus ja suur raha. Näiteks selle samas, loomulikult on see selge corruption, aga mõtleme kas selle sama näitele selle probleemi, selle SAF-iga. Kuidas ei suuda valitsused, nende nõunik, kõik võimalikud parlamendid, kes peaksid olema meil iseseisvad ja suveräänsed, aru saada lihtsast tõsiasjast, et USA korporatsioon ostes ära litsentsi Euroopa toimunud mingisuguselt leiutiselt, suudab Euroopa Komisjoni panna tööle seda pidi, et need muudaksid oma lennunduse konkurentsi võimetuks võrreldes USA-ga, sest kuskil mujal sellist jama ei nõuta. Ja kuidas, milline on jällegi, tuleme tagasi selle sama teema, et milline on selline nende kõigi valitsuste vastutus. Antud juhul ei ole mitte vastutus, mitte Eesti valitsus üksi. Meie lennundusturul osalemine on marginaalne, väike, pisike. Aga mida teevad Saksa valitsus, Prantsuse valitsus, mida teevad suured riigid, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Belgia, mida need teevad, nende pinnal olevates asjades, see mõjutab ju nende inimesi kõige rohkem. Aga need lähevad lõbusalt kogu selle jändiga kaasa ja mitte keegi teist nagu ka ei tee.
et see kasvaja on ilmselt jõudnud juba sellisele tasemele, et on haaranud praktiliselt kogu Euroopa. Ja noh, siit on raske kuidagi pidi edasi minna ilma väga tõsiste organisatsiooniliste muutusteta. Noh, meilt mingisugused muudatus ilmselt oodata ei tasu, sellepärast, et meil on mingisugune süsteem välja töötatud, kes paneb, see on Kreeka kakistokraatia, ehk siis hullemate võim, on olemas spetsiaalne sõna isegi kreeklastel. Kas on siis süsteem teinud võimalikuks või vajalikuks just kõige suuremad topskid ette otsa panna või siis pahatahtlikud lihtsalt, kes iseenda huvide eest seismisel teevad ükskõik mida, neid ei huvita, mis sest kõigest välja tuleb. Endal on suurepärane olla, ise saad käia nii-öelda heades puhvetites, nii-öelda viibida heades nii-öelda seltskondades ja nii edasi. Kõik, rohkem ei huvita. Ma olen aastaid rääkinud sellest, et valimiste süsteem moonutab valimiste reaalselt tegelikke tulemusi. See, mis toimus aastal 2003, oli eriti hullumeelne. Siis konstrueeriti lihtsalt valitsus kokku. Täna selle osapoole E200 populaarsus ei ole viimase aasta jooksul tõusnud üle 2%. No, tal ei olnud tol korral ka mingit populaarsust, tal lihtsalt korraldati see 16 kohta. See oli meeletu valimispettus. Sellest ei tee mitte keegi välja. Absoluutselt mitte keegi ei pööra selle tähelepanu. E200 valimiskulutused olid, ma ei tea, mõned tuhanded ainult ametiga. 18 000. 2023. aasta esimest kvartalis. Et noh, see on naljakas, aga sellest ei tee mitte keegi, isegi meie liitlased. Ma ei räägi, isegi meie NATO liitlased ei pööra tähelepanu sellele, et meie Eesti riigil sees on olemas pomm. See oli maksimaalne julgeolekuoht sellest, et me oleme süstemaatiliselt võltsinud oma valimiste tulemusi. Ja vot see on julgeolekuoht. Seepärast, et kaasaja maailmas, kus on avatud elektroonilised kanalid, kus ei ole võimalik mitte midagi enam varjata, teavad sellest ka meie vaenlased. Ja sellele tähelepanu mitte pööramine on iseenesest juba julgeolekuoht. USA, kes tegeleb praegu oma sisemiste valimiste korraldamisega, USA ei taha seda teemat puutuda. Meie e-valimist on just püha lepp ja tulemus on meil täna käes, tulemus on laua peal, see tulemus ongi see, millest me siin peaaegu tund aega oleme rääkinud. Tulemus on see, mida sa nimetasid sellest kakokraatiaks. See tähendab seda, et meil on ebaseaduslikult etteos pääsenud ebavädevad inimesed, kes lihtsalt on usurpeerinud võimu. Ja see on halb. Ja kusjuures ega neid ei huvita see, et mis neist arvatakse. Nad on veendunud selles, mitte keegi nende edu ei väära, mitte keegi nende positsioone ei kõiguta, ei suuda, põhimõtteliselt ei ole võimalik ja nii see jätkubki. Neil on 54 kohta parlamendis. Nad rääkinud mitte teha ükskõik mida, kas või käppuli parlamendi võib tulla ja sõimata seda parlamenti otse kõnepuldist, nagu teeb seda istuv rahandusminister, saamata aru, et tema minister ja saadikud on tema tööandjad, aga mis sest? Ta ei tee sellest teist nägu. Ta lihtsalt õpetab neid, sõimab ja paneb paika. Ja see on selle asja tulemus, et sa teab, et tema selja taga istub 54 truualamlikku hääletajat, kes hääletavad iga kell tema poolt. Ja see ei ole enam parlament. See on midagi hullemat kui pätsi korraldus parlament. Me räägime kogu aeg mingist vaikiva ajastu saabumisest. Meil ei ole saabunud pikka vaikiva ajastu, meil on saabunud hullud ajastu. Tore. Aga noh, jääme mõtleme kaasa ja vaatame, mis sellest asjast edasi saab, sellepärast, et mõjutada seda protsessi meil erilist võimalust ei ole, aga noh, vaikida ka ei saa. Muidugi ei ole võimalik seda kuidagi pidi mõjutada, kui Riigikohus kogu selle e-valimiste perioodi jooksul, see on viimane sentents, Riigikohus on vääneldes leidnud kõik võimalikke vahendeid ja meetodeid, et mitte võtta arutlusele e-valimistega seotud kaebusi. Ta pane tähele, te tahate selle statistikat kontrollida, ta pole mitte ühtegi korda arutanud kaebust, tegeliku sisu. Ta on leidnud alati võimaluse nendest kaebused tagasi peegeldada mingitel vormilistel
vormiliste puuduste või siis puhtalt mingisuguste tähtaega või jumal teab millega, aga ta pole tahtnud neid arutada. Noh, nad on targad inimesed, saad aru, et seal ei ole midagi arutada, tuleb anda õigus sellele, kes kaebab, aga seda õigust ka anda ei saa, sest et nad ei ole sõltumatud. Ja olgu kogu tarkus, me oleme jälle seal samas kohal. Suur tänu, mõni teinekord jälle, aitäh! No nii, selliseks ja tänane lõunatund kujunes ja täname veel kõiki annetajaid ja loodame, et teid saab rohkem olema, kui te olete millegiga väga nõus või vastupidi, ei ole üldse nõus, andke meile sellest teada ja me arvestame seda päris kindlasti ja ei tee seda sugugi mitte mingisuguse formaalse kaasamise põhimõttel. No ja lõpetuseks nagu ikka, meie püha sõda läheb loomulikult edasi.